koerte klappiviisi. Kuulad sakstes saajapuusi. Kannu poiste kaevaviisi. Saavameeste salvaviisi. Madalatte maanitsuusi. Sõlgedate seitleviisi. Siis ei saa midagi. Siis ei saa midagi. Isamaa elu hoieldes. Vaenlase vastu võideldes. Pane tähele, pane tähele, pane tähele, pane tähele. Kui sina vajud valedesse, õppakille unedesse, käpakille käsu alla, rõõtsakille ruubla alla, siis sa kirvud kuubevesse, sügelised südamesse, paised pähe kondide kõhtu. Siis sina lähed põrgusse. Siis sa lähed põrgusse. Isamaa elu hoieldes. Vaenlase vastu võideldes. Pane tähele, pane tähele, pane tähele, pane tähele. Kui sina usud endasse, siis sina usud rahvasse, taludesse, tarkusesse, õpetusse, õigusesse, kodukoha kaasikusse, pilvepiiril pääsekusse, siis saab vaimu vägeva, siis saab põlve parema, siis saab põlve parema. Tere õhtust ja tere tulemast Tallinnasse Kaitseväe peastaabi õuele. Tere õhtust, teie ees oli Isamaa ilu hoieldes. Ivo Linna, Ott Lepland, segakoor Koor ja sõjaväeorkester dirigent Teet Raiki juhatusel. Tänasel heategevuslikul kontserdil Laulud sõdurile kogub Karoliin Illenseeni fond toetust välismissioonidel või õppustel Eestis raskelt vigastada saanud või langenud kaitseväelaste laste haridusteeks ning huvitegevuseks. Teie kõik saate täna toetada neid lapsi ja selleks on kõige lihtsam viis helistada kontserdi ajal ja ka pärast seda telefoninumbritele, mida näete ekraanil. Iga panus on väga oluline ning toetada saab nii 5, 20 kui ka 50 euroga. Kaitseväelaste lapsi on tulnud toetama täna Eesti parimad muusikud. Juba nägite laval Ivo Linnat ja Ott Leplandi. Lisaks neile astuvad tänasel kontserdil üles Aalika, Tanja, Suured tüdrukud ja Puuluup. Ja nendega koos segakoor Koor ning sõjaväeorkester dirigent Teet Raiki juhtimisel. No tervitame neid suure aplausiga. Videolugude vahendusel heidame pilgu fondi laste igapäeva ja kohtume inimestega, kes panustavad igapäevaselt meie riigi kaitsesse. Kuid põhiliselt kõlab täna muusika ning teie ees astuvad üles Hiiu kandled Euroopasse viinud mehed Puuluup.
silmi, hakitad tükkideks lindude parvi, treibutad siniste pilvede karvi, iga päev tormad sa Põhjakoal ringi, keerutad tolmu, kissitan silmi, hakitad tükkideks lindude parvi, treibutad siniste pilvede karvi, tuulik, Põhjatuulik, 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 tuulik, Põhjatuulik, Põhjatuulik, Põhjatuulik. Su tiivikul lavadel päikene helgib, iga kord Viljandi bussis sind vaatan, tuhanded nelgid, tahansin saada. Tiivikul lavadel päikene helgib, iga kord Viljandi bussis sind vaatan, tuhanded nelgid, tahansin saada. Turvaväljade kohal ma lendan. Puuluupi kuuleme me täna veel ning teie saate teha annetusi laste hariduste toetuseks, helistades toetusnumbritel. Karoliin Illenseeri fond on saanud oma nime 2005. aastal välismissioonil Iraagis langenud vanem veebel Arre Illenseeri tütre Karoliini järgi. Toona hakkasid veebel Illenseeri kaitseväelastest sõbrad perekonda toetama ning kuna välismissioonid jätkusid ja kurbi teateid tuli veel, siis loodi Karoliin Illenseeri fond aitamaks sarnasesse olukorda sattunud peresid. Fond toetab tänaseks 72 lapse haridusteed ja huvitegevust ning fondi patrooniks on Eesti Vabariigi president härra Alar Karis. Aga kui tohib, keegi tahab absoluutselt, palun aplaus. Kui tohiks, ma kõigepealt alustaks proua Karisega. Millised on näiteks teie laste või lastelaste huvitegevused praegusel hetkel? Meil on 5 lapselast, 3 vanemat mängivad jalgpalli, 2 poissi ja 1 tüdruk ja 2 nooremat mängivad tennist säravate silmadega. Härra Karis, kas teil tiheda graafiku kõrvalt jääb aega ka ise huvitegevusega tegeleda? Ma arvan, et igas ametis on niimoodi, et töö nagu kasvaks üle pea, nii et ka presidendi ametis on sellised hetked. Aga tulebki võtta seda aega ja kui enam ise pilli harjutada ei saa, siis kuulad nende muusikat, kes on harjutanud ja eks ma sellega tegelen. Kuulan muusikat ja loen raamatuid ja mõnikord lihtsalt vaatan kaugusesse. Mis plaat viimati oli masinas? Mulle kingiti üks plaat ja ka seda plaati mulle saanud. Soome president kinkis mulle ühe plaadi. Vabariigi president soome keeles on selle pealkiri, aga plaat tuleb hiljem järele, nii et ma ootan selle ära. Suurepärane. Igal juhul aitäh teile ja jõudu. Ja meie vaatame, kuidas fondi lapsed käisidki külas fondi patroonil. Karoliin Illenseeri fond loodi Iraagis missioonil hukkunud Eesti sõduri Arre Illenseeri tütre toetuseks. Karoliini järgi sai fond endale ka nime. Tänaseks pakub fond haridusteel tuge kõigile lastele, kelle vanemad on kaitseväeteenistuses langenud või raskelt viga saanud. Eesti president on läbi aastat olnud Karoliin Illenseeri fondi patroon. See fond on nüüd saanud toetust juba pikka aega ja ma arvan, et need lapsed, kes on peredest, kas on kaotanud ühe vanema või on vigastatud, et nemad ei jääks hätta läbi selle, et neil oli piisavalt vahendit oma edukat haridusteed jätkata ja teha. Nii et ja oluline on see, et kõik need talendid ju meil ka avaneks. Ega haridus ei ole ainult formaalharidus, see on ka huviharidus. Et üks osa on selle spordi tegemine, on ka muusika ja paljud sellised teised tegevused. Et need ei jääks sellele haridusteel unarusse. Neid tuleb samamoodi rõhutada kui seda formaalset haridust, mida me siis klassiruumis saame. Kui üks laps saab hea hariduse ja kui ta ükskord suureks saab, siis on tal valikuvõimalus. Mida teha, mis temast tulevikus saab, kelleks ta hakkab. Et
et ilma hariduseta paraku need valikud on vist üpris väiksed, nii et ma arvan, et see on väga tähtis ja sport on meie kõigi jaoks väga tähtis, nii nende laste kui ka meie kõigi jaoks. Täna on pered tulnud Kadriorgu, et üheskoos sportlikult aega veeta. Minu meelest on väga tänuväärt, et fond toetab noorte sporti. See on väga oluline, et lapsel on kaasas liikumisharjumus, sellepärast et see ei mõju mitte ainult füüsilisele hästi, vaid ka vaimsele tervisele. Sport mulle isiklikult on õpetanud väga palju distsipliini ja andnud ka väga laia sotsiaalse võrgustiku, mille üle ma olen väga-väga tänulik. Toetust ei saa aga mõõta vaid eurodes. Õlatunne, mida fond pakub, on toeks kogu perele. Ei puuduta riigikaitse ju vaid inimest mundris. See on kogu pere panus, riigile pühendatud aeg. Tööalaselt on ta käinud ka välismaal ära, lisaks veel tema taastusravid ja koolitused ja kursused, et need kõik on võtnud oma aja. Et kõige lihtsam oleks vist öelda, et kui tema on ära pidevalt, siis see on korralik logistika 3 lapse kõrvalt, et lapsed igatsevad teda, kui ta ära on. 2008. aasta kevadel astus Afganistanis teeninud Rasmus Penno ise valmistatud lõhkekehale. Ta kaotas õnnetuses jalad. Korraga ei olnud miski enam endine ning selgeks sai, mis kõige olulisem. Suhted, lähedaste toetus ning kokkuhoidmine. Too hetk, kui see õnnetuse juhtumispäev oli, siis lõi nii-öelda pildi selgeks, et ei ole mõtet nii-öelda lolli mängida ja aega raisata, vaid siin tuleb ikkagi, kui on tunded, siis tuleb öelda seda ja kunagi ei tea, mis elu toob sulle. Siis on kookoli maitse või? Söödud juba? Ai, ma ei ole võtnud ju. Jah, käed on täis. Kuulata neid teiste lugusid ja ise ka enda lugusid jagada, et just see emotsionaalselt, et sa ei ole üksi. Et see tugi, et ka teistel on raskusi, emotsionaalselt see rääkimine ja see kellegagi samastumine on väga oluline. Toetame ja aitame koos neid peresid, kes meie turvatunde eest oma elu ja tervisega seisavad. Anname võimaluse hariduseks, mis on vabadus oma elu tervelt ja täisväärtuslikult elada. That all the lies I've told myself I don't bring me to the place where I belong, filled with all the memories and dreams I have in There's always time to get back and try, tearing down the walls slowly every step. Now I see myself building up a world of bridges. There is one more thing you need to know, that I forgive myself for all the lies I said before. Now I see always time to get back and try, tearing down the walls slowly every step. Now I see myself
building up a word of freedom. We'll find a way to begin again. No more time to waste on a battery town. Now I see myself building up a word of freedom. Olen pyytänyt jättää pildit päällä sinun näo. Filme on mul palju, kuid õnnestunut pole need. Stiili ja teravust polegi neis ja väärikas seal pole ükski profiil. Kuid õnneks on mul üks mõte hea. Ma istun käel suva telefon. Michelangelo. Kas võid öelda sa kõigi maalide kohta, kuidas loodi meid, mis on ajalooks saanud? Michelangelo, vasta mulle sa. Võid tulla siia kaasas volvet ja mu sõpra maalida. Näidata, kui suudaks sun määratust ma kõigile. Siis peaks Mona Lisa tuuri sulle andma tee. Siis alles sinust saaks ükskord legend ja midagi pidada kuulsaks saaks end. Mu meister vasta, kus oled sa? No miks küll ei helise telefon? Michelangelo, kas võid öelda sa kõigi maalide kohta, kuidas loodi meid, mis on ajalooks saanud? Michelangelo, vasta mulle sa. Võid ehk tulla siia kaasas volvet ja mu sõpra maalida. Siis alles sinust saaks ükskord legend, midagi pidada kuulsaks saaks end. Ütle meister, kus oled sa? No miks küll ei helise telefon? Michelangelo, vasta mulle sa. Michelangelo, vasta mulle sa. Michelangelo, vasta mulle sa. Michelangelo, vasta mulle sa. Aitäh kõigile, kes on andnud oma panuse, helistades ekraanil olevatele annetusnumbritele. Igaühe panus Eesti riigikaitsesse on erinev ja praegusel heitlikul ajal on igasugune toetus ääretult oluline. Karolin Illenseri fond toetab välismissioonidel või õppustel Eestis raskelt vigastatud või langenud kaitseväelaste laste haridusteed ning huvitegevust. Oma toetust on tulnud täna näitama ka parimad Eesti muusikud. Teie ees on Ott Lepland looga Sind otsides. kisub pilgu teele, ehk mõnda rada astub sinu
ma olen näoli langenud järve veele, kas virvetes ei virastu su pall. Ent mööda teid ka siis ei tule keegi, kui kõu taab vikerkaari sildadeks ning vale ootustega vette peegli. Ma peksin kividega kildudeks. Sind otsides ma metsaradu käinud ning eksinud mööda soid ja padusid. Ma oravatelt pärind, kas ei näinud nad, kuhu sa nii kauaks kadusid. Kuid käbi kuningad kõik kurvaks saavad, sind kusagil nad pole kohanud ja eitavad on päristanud haavad ning kuused nukralt vastu pannud. See kombel vastu lõisi, ka oma palet hüüdsin paotada. Ehk illeses sa mööda minnes võisid siin oma juuste lõhna kaotada. Kuid õied metsalõhnadest on triiki, kuldkarikad nõretamas meest, seepärast kumalane tõstab piiki ja nukralt sumiseb sammine eest. Kuid õied metsalõhnadest on triiki, kuldkarikad kõik nõretamas meest, seepärast kumalane ja kurjalt suviseb sammine eest. Ja kurjalt suviseb sammine eest. Seepärast kumalane tõstab piiki ja kurjalt sumiseb sammine eest. Kaitsetahte kasvatamine on väga oluline ja meie võtsime Fondi lapsed kaasa ja viisime nad kohtuma sõjaväepolitseiga ning nende 4-jalgse sõbraga. Kaitseväe missioon ühes liitlastega on Eesti kaitsmine. Meie meelerahu ja turvalisuse eest seisavad väga erinevad vaprad ja tegusad hinged. Mis selle koera nimi on? Habanero. Mida need koerad oskavad leida? Narkootilisi ja psühhotroopseid aineid ja leiavad ka metsast teid üles, kui vaja. Ehk siis see koer oskab ka jälge ajada. Siis ta on väga hea jälitaja ja nuus. Otse loomulikult peab olema. Sõjaväepolitsei on Eesti Kaitseväe üks struktuuriüksustest, kelle pealmine ülesanne on korra ja distsipliini järelevalve Kaitseväes ja julgestusülesanded. Täna kogunesime siis siia selleks, et näidata
näidata sõjaväepolitseid. Alarmsõiduk, mida siis lapsed said näha nii seest kui väljast. Siis oli väike kinnipidamisoperatsioon ja lõpetuseks oli siis narkokoera väike esinemine. Kui kõrge see on? Selle saab kuni 5 meetrini välja tõmmata. Sa pidid koolis väga hea matemaatika olema. Õnneks on siin numbrid peal. Kui kiiresti see auto võib sõita? Kui kiiresti see auto võib sõita? See on väga hea küsimus. Selle autoga võib sõita 250 kilomeetrit tunnis. Need suvisele õppekäigule tulnud pered on osa meie riigi kaitsest. Pered, kelle liikmed on kaitseväeteenistuses langenud või raskelt viga saanud. Liikumise veoteenistuses ja 2022 aastal oli raske avarii töö ülesandeid. Et mu isa oli selles avariis, aga siis seal eesmises paar tükki said küll kõvasti vigastada ja juht sai surma. Karoliin Illenseri fond toetab kannatada saanud kaitseväelaste laste haridusteed ning pakub õlatunnet. Tutvustati erinevaid programme ja siis tundus Illenseri fond väga ka tore ja peretoetav, et siis erinevad üritused koos, et sellepärast sai nagu nendega liitutud. No ma veel täitsa ei tea, kas ma saan saada sõduriks või jalgpalluriks nagu täitsa. Sõjaväepolitsei selline tähtsus või roll tegelikult, ja nii nagu tegelikult kogu kaitseväel on ikkagi ju sõjaaja kontekstis, kus need ülesanded kerkivad esile, mida rahu ajal väga näha ei ole. Ja kaitsevägi ju tervikuna, ka sõjaväepolitsei valmistub ikkagi sõjaks. Et selleks me ju olemas oleme ja üks osa NATO-st ja kõike seda ongi vaja, et meil, meie lastel ja lähedastel oleks ikkagi turvaline tulevik. Kaitseväes on ametikohti ka ju, kellel on, tõsisemad vigastused. Ehk siis neile leitakse ülesanded, mida on võimalik nii-öelda teha. Et olenemata õnnetusest jätkan teenistuses ja kõik on võimalik, et riik toetab. Kõik on võimalik ning igaüks saab anda oma panuse. Toetades riigikaitseperesid, toetame rahu ja turvalisust. valed sammud need ja miski minus karjub ja seisma keset teed, kuid sõnad minu huultel ei lendu tõuse need. On külmunud maa ja pääseda ma su juurde ei saa. On külmunud maa ja pääseda ma su juurde ei saa. Ma tunnen meie vahel nii kõrvetavad jääd ja kildudeks on lootus, et minu juurde jääd. Ma tahan sosistada ja seisma keset teed, kuid sõnad minu huultel ei lendu tõuse need. On külmunud maa ja pääseda ma su juurde ei saa. On külmunud maa ja pääseda ma su juurde ei saa.
Teie ees oli Tanja looga Külmunud maa. Meie annetustelefonid on avatud ja iga kõne, mida te teete, läheb laste huvihariduse toetuseks. Ja panustada saate te kõik vastavalt enda võimalustele. Panustavad ka siin Laulud sõdurile kontserdil Eesti parimad muusikud ja järgmisena kõlab laul meile kõigile. Suured tüdrukud ja Everybody! Aitäh! Nüüd aga on meil taas hea meel kutsuda lavale Euroopa kõige kuulsamad Hiiu kandlemängijad, kelleks on loomulikult Eesti mehed Ramo ja Marko duost Puuluup. Koos 5 andis Puuluup hiljuti välja albumi Kannatused ehk külakiigel pole stopperit. Järgmise looga kutsuvad Puuluubi mehed meid metsa ja kõlab Metsvint. vahelduseks metsa, kas sealt puugist saab või metsa. Lähme vahelduseks metsa,
kas sealt pugist saab või metsa. Lähme metsa, lähme metsa poolale, lähme metsa, lähme metsa poolale ja lähme metsa, lähme metsa poolale, lähme metsa, lähme metsa poolale ja ringi, mõnus võps ja olen kuss ei kosta krõps ja kännu peal on kännuseen, kui sellest sulle süüa teengi. Kostab mürin, tõuseb teed all, põõsas sabin, kes sa sees on, ole siin ja püsi vaikselt, tuleb silda, kõiki kaitse. Aga kui kord tõuseb torm, et sa värvi on mu vorm. Aga kui kord tõuseb torm, et sa värvi on mu värivorm, vorm. Lähme vahelduseks metsa, kas sealt pugist saab või metsa. Lähme vahelduseks metsa, kas sealt pugist saab või metsa. Lähme metsa, lähme metsa poolale, lähme metsa, lähme metsa poolale ja lähme metsa, lähme metsa poolale, lähme metsa, lähme metsa poolale ja äkki pishama sa pimi kimminda kawa tawe, tu meshe bawe de dayai. Umake pimi zabe pumate pimi kawe, tu meshe we de bawe de buwe. Ati mi chiama a kawe de bawe, tu besa na we de kayai. Umachete pimi zabe umake pa pimi kawe, tu na be we de komenda bae. La mezza polale, la mezza polale, ja la mezza polale, la mezza polale, ja la mezza polale, la mezza polale, la mezza polale, la mezza polale, ja la mezza polale, ja la mezza. Aitäh, aitäh! Kristjan, mis huvialad sind noorena köitsid? Mina käisin kunstiringis, mitte sellepärast, et mul annet oleks olnud. Need, mida ma tookord seal maalisin, need valmistavad siiamaani väga palju nalja mu perele. Aga ma käisin sellepärast, et sõbrad olid seal ja siis oli tore nendega koos olla, seltskond oli. Ja siis ma käisin muusikakoolis. Ma tahtsin hirmsasti trummi õppida, aga Märjamaa muusikakoolis tol hetkel trummiõpetajat ei olnud. Paku, mida ma valisin järgmiseks, mis oli järgmine parim pill minu arvates. Oma venna peale mõeldes, siis tema tahtis klarnetit õppida, tahtis saksofoni õppida ja pakuti klarnetit. Viiul. Viiul. Kokku tuli Trummid 7 ja aastat, viiul. kumbagi ei lõpetanud. Ei, viiulit pälestaksin klaveri peale üle veel, aga kumbagi ei lõpetanud. Et kui ma midagi kahetsen, siis seda, et ma seda ei lõpetanud. Kuidas sul, Ines? Mul on väga hästi selles mõttes, et mul muusikakool Tänan küsimust lõpetasin, jah? Ja lõpetasin ja väga meeldis ka ja näed, isegi siiamaani tegutsen natukene nagu servapidi õiges valdkonnas. Aga oli midagi, mille peale sa nagu mõtled, et midagi, mis oleks võinud? Kui sa mainisid tegelikult kunstiringi, siis mulle väga meeldis joonistada. Nii et tegelikult väga kahju, et ma ei sattunud kunstiringi. Joonistasin vabal ajal lihtsalt nii palju, kui suutsin, aga kuidagi sinna see jäi. Jõuab veel. Aga kas sul on midagi kripeldama ka jäänud, et midagi, mida sa võib-olla oleks tahtnud proovida lapsepõlves, aga nüüd võib-olla siis täiskasvanuna tead, ma nägin hiljuti viiulit ja mul tuli veidikene kihk peale. Ongi nii. Ja ma ei ole kindel, et ma seda selgeks saan, aga äkki ühel hetkel ma ikka võtan selle viiuli kätte. Uuesti kätte. No miks mitte, eks ole. Elukestev õpe. Aga tänane kontsert on siiski lasteharidustee toetuseks ja muusikaga jätkab Ott Lepland.
usud sa sügavas talves kevade sündi. Tajud, et jäätunud kaante all elavad veed. Tunned sa hangedest läbi külvi ja kündi. Kui see on nõnda, siis sõbrake elame veel. Kuuled sa külmunud kaskedes mahlade tuiget. Märkad, et päikesest vanusas ellub su meel. Usud, et kord jälle tulevad tagasi nuided. Kui see on nõnda, siis sõbrake elame veel. Loodan, et kuivanud kõrte alt sünnib kord aljust. Lovise liriku käristab kevade teel. Tahad sa olla ja uskuda, mõtelda valjust. Kui see on nõnda, siis sõbrake elame veel. Julged sa öelda, et sinagi eksida võisid. Jaksad sa olla ka alati homsesse teel. Oskad sa näha novembrikuus õunapuu õisi. Kui see on nõnda, siis sõbrake elame veel. Kui see on nõnda, siis sõbrake elame veel. Kui see on nõnda, siis sõbrake elame veel. Aitäh Otile ja kõigile teistele, kes täna lastetoetuseks laulavad. Teie saate anda oma panuse, helistades annetusnumbritele. Meie aga vaatame nüüd ringi kohas, kus tänane laulud sõdurile heategevuskontsert toimub. Ja me oleme Kaitseväe peastaabis siin Tallinnas, mis pole kunagi varem tegelikult nii suurt avalikku kontserti võõrustanud. Heategevuskontserdid on alates 2020. aastast toimunud militaarbaasides ning praegustel märgilistel aegadel oleme jõudnud siia peastaapi, kus planeeritakse Eesti Kaitseväe tegevust ning siin asuvad ka Kaitseväe juhataja tööruumid, nii et mul on hea meel tere õhtust öelda kindral Heremile. Ma arvan, et väike aplaus oleks ka võib-olla kohane. Tere õhtust. Kui tihti juhtub, et siin teie õuel saab kokku nõnda palju muusikuid? Sõjaväeorkester mängib meil siin kord kuus umbes, kui on teatud vastuvõtud, aga sellist show'd ei ole siin olnud vähemalt 38. aastast, ütles kindral Põder. Vau, ma arvan, et see on tõesti eraldi aplausi väärt. Aga kas võiks loota, et ka kindral Herem mängib mõnd pilli? Olete te õppinud mõnd instrumenti? Kahjuks ei ole ja õnneks ma ei hakka laulma ka. No aga loota siiski võib. Kas lapsena oli teil mõni lemmiktegevus, mida võib ka täna siin saates jagada? No lapse lemmiktegevus on mäng
mis minu puhul vahest viis metsa ja vahest viis spordisaali. Ma arvan, need olid minu hobid. Kõlab täitsa loogiliselt tegelikult. Kuidas on tunne pärast 6 aastat Kaitseväe juhatajana, et kas me võime tunda end turvaliselt? Võib ikka. Need, kes selle asja eest hoolt kannavad, nad saavad hakkama. Seda on hea kuulda. Suur tänu teile ja kena kontserdi jätku. Suur tänu teile. Aitäh. Mõned Karolin Illenseri fondi lapsed kohtusid kindral Martin Heremiga ja tutvusid peastaabi tegemistega. Kaitseväe peastaapi on ringkäigule tulnud kaitseväelaste lapsed. Karolin Illenseri fondipere liikmed. Mis on Kaitsevägi? Kaitsevägi on selline relvastatud organisatsioon, sõjavägi, mis peab Eesti riiki kaitsma, kui tuleb väljaspoolt oht. Ja kuni ohtu ei ole, siis me peame selleks valmistuma. Arendama, õppima, harjutama, planeerima ja selle käigus siis osad riigikodanikud tulevad ajateenistusse, saavad omale sõjaaja väljaõppe ja lähevad reservi ja kui neid vaja oleks, siis nad kutsutakse reservist tagasi, on nad siis puusseppad või õpetajad või taksojuhid, nad kutsutakse oma sõjaameti kohale ja siis me hakkame kõik Eesti riiki kaitsma. Riigikaitse algab kõigepealt sellest, et on olemas mingid väärtused. Meil on riik ja kodu ja pere ja keel ja kultuur, mida me tahame, et see oleks alles. Ja kui keegi tahab seda rikkuda või ära võtta, siis me peaksime seda kaitsma ja selleks on sõjavägi. Ja sõjaväe, kaitseväe osade näitamise mõte on selleks, et nad ei kardaks seda, teaksid, mis see siis on, tutvuksid sellega. Just nimelt, et ei võõristaks kuidagit moodi, sest tundmatuid asju kiputakse kartma ja neid asju, mida sa käega oled katsunud, neid sa enam ei karda nii väga. Et sellepärast umbes nii vanad inimesed võiksid käia väeosades, et hiljem, kas siis läbi ajateenistuse või mingil muul moel see kokkupuude oleks palju ladusam. Kas te nagu jälgite ka, mida teised maad teevad, kuna praegu vist seda Venemaad jälgida oleks vaja? No me ikka kogu aeg jälgime. Meil on selle jaoks isegi vastav jälgimisasutus olemas nagu luurekeskus, aga erialaselt meil kõik ohvitserid ka vaatavad ja õpivad, mis näiteks toimub Ukrainas, et meie selliseks asjaks valmis oleksime. Et ikka jälgime. Kas Eestis on turvaline elada? Ma arvan, et on väga turvaline. Ma arvan, et Eestis on niisama turvaline elada kui Inglismaal või Hispaanias. Ja võib-olla, et isegi veel turvalisem. Kui te vaatate, kuidas meil teie vanused lapsed võivad tänaval ringi kõndida, siis sellist asja võib-olla Hispaanias või Inglismaal ei näe. Kui me räägime sõja mõttes turvaliselt, siis ma arvan, et meil on ka praegu üsna hea seis. Need on minu tööriistad. Mis sinu töö on? Minu töö on valmistada ette sõjalist riigikaitset ja selle käigus siis juhtida kogu Eesti kaitseväge. Kas naised saavad ka ohvitseriks? Muidugi. Meil on täna vahipataljon ülemad naine. Ja ma arvan, et ühel hetkel on kaitsejuhataja ka naine. Aga sinna läheb veel aega. Järgmine on raudselt mees, see on juba otsustatud. Ja siin on puhvet ka kuskil või? Siin on all korrusel, seal trepi juures ei ole puhvet, aga on mingi selline automaat, kus kohast saad asju osta. Mis su lemmikasi sealt on? Coca-Cola. Suhkruga. Mul olid külalised. 4 last ja nende vanemad, kes küsisid kõike. Küsisid, mis on kaitsejuhataja amet, kus kohas ta töötab ja millega ta vabal hetkel tegeleb. Meil oli päris lõbus. Põnev on tutvuda selle kaitseväsjaga. Ma vaatasin, mis nad siin teevad ja ma arvan, et Eestis on täitsa hea elu. Kaasatud noored loovad tulevikku. Toetame ja kaasame, sest Eesti kaitse algab igaühest meist. Vaikib igal pool ja nii malve võrgu enda ümber koon, mille tagant jälle keegi mind välja toob. Ja see ongi hea,
nõnda ükski hind minust veel ei tea, et nii tihti endast duelli ma pean. Ja siis ma olen nagu sangar seiklusfilmis, aues ei sule hilja silmi, ei ma satu hätta ja ükski neiu jätta, mind ei enam saa, kui tarvis tähti taevast alla tooma sõida, igas paigas aina kuulsust võida, kas ma ei tiigrit paitan ja seegi siin ei aita, kõigist julgem olen ma. Lähen mööda teed, kaunis neiu ruttab minu eest, liblikana päeva väistel huljuta imesel. Kõnnib seal ja kaob, ta ei märka, et ta on kui loodud mu jaoks, aga hiljem kodus temast nii kaua veel on ma näen. Ja siis ma olen nagu sangar seiklusfilmis, aues ei sule iia silmi, ei ma satu hätta ja ükski neiu jätta, mind ei enam saa, kui tarvis tähti taevast alla tooma sõidan, igas paigas aina kuulsust võidan, kas või tiigrit paitan ja seegi siin ei aita, kõigist julgen ma. Ja siis ma olen nagu sangar seiklusfilmis, aues ei sule iia silmi, ei ma satu hätta ja ükski neiu jätta, mind ei enam saa, kui tarvis tähti taevast alla tooma sõidan, igas paigas aina kuulsust võidan, kas või tiigrit paitan ja seegi siin ei aita, kõigist julgem olen ma. Aitäh! Te vaatate Karoliin Illenseeri fondi heategevuskontsertil Laulud sõdurile, kus Eesti muusikud laulavad kaitseväelaste laste haridustee ja huvihariduse toetuseks. Me kõik vajame kasvamisel mitmekülgset tuge. Oma panuse saate te anda kõik, helistades toetusnumbritel, et toetada välismissioonidel või Eestis raskelt vigastatud või langenud kaitseväelaste laste haridusteed ning huviharidust. Just nõnda saate te toetada nende inimeste peresid, kes igapäevaselt Eesti kaitsmisse väga palju panustavad. Meie siit tagareast aga jätkame hea Eesti muusikaga ja tuntud hittidega. Teie ees on Aalika. Läbi kivi hoidke kallas, kas seal on need hoidku peast.
Karoliin Illenseri fond toetab 72 last nende igapäevasel haridusteel. Teie saate toetada helistades annetusnumbritele. Ja meie hoiame siin head tuju üleval suurepärase muusikaga. Kohe on teie ees nagu Merelaine ja Tanja. Ma saabun salaja kui laine, mis randa merevaiku viib. Ja meremaik mu huude peal on maine, kui rõivas võbele, kui tiib. Olla võin, kui jää või tulikuu, su kõigi unistuste tuum ja valgelega varjust ruum. Endani sulle tõima, kuigi täna homme võin ma muutuda vaid nimeks sinu suu. Ja muutun samuti kui laine, mis piire millekski ei pea. Sa oled mees ja mina olen naine, tean mõnda, mida sa ei tea. Olla võin, kui jää või tulikuu, su kõigi unistuste toom ja valgele ka marjust ruum. Endani sulle tõima, kuigi tänad homme võin ma muutuda vaid nimeks sinu suu. Ma olen nagu päev, sa üks meri, teine on kui maa. Kui palju tundeid mahub meie vahele, aimata ei suuda keegi. Muutub meri, muutub maa. Olla võin, kui jää või tulikuu, su kõigi unistuste toom ja valgelega varjust ruum. Endani sulle tõima, kuigi tänad homme võin ma muutuda vaid nimeks sinu suu. Su kõigi unistuste toom ja valgelega varjust ruum. Endani sulle tõima, kuigi tänad homme võin ma muutuda vaid nimeks sinu suu. Muutuda vaid nimeks sinu suu. Suur tänu! Me elame juba mitmendat aastat muutunud maailmas, kus pidevaks fooniks on sõjauudised. Selle tõttu on Eesti viimasel ajal üha rohkem pööranud tähelepanu oma kaitsevõime tugevdamiseks ja selleks saavad kõik ka panustada vastavalt enda võimalustele. Üheks võimaluseks on toetada meie tublide kaitseväelaste laste huviharidust ja haridusteed. Ning seda saate teha annetusnumbritel, mida te näete nüüd ekraanil. Meie kõigi suurimaks sooviks on, et sõjad lõpeksid, et oleks rohkem neid tuulevaikseid öid, kus maailmas valitseks rahu. Ja seda sõnumit kannavad ka kõik meie poolt armastatud Eesti muusikud. Nüüd teie ees Ivo Linna ja Aalika ning Tuulevaiksel ööl. Vaiksel ööl tean, mismoodi lööb udukell sul laevaninas paigal püsib aeg. Vaiksel ööl süda kiirelt lööb, oodan sind, olen kaua veidi jäänud veel. Sulle tahab hüüda juba veel ja veel ja veel.
mis tahtsid roolirandast, tahavad nüüd sind. Kumer silmapiir lahku meid kord viis. Sina otsid valget purje, mina otsin maa. Sulle tahan hüüda juba veel ja veel ja veel. Tuule suund on nord, nüüd on minu kord teha tormi sinu süda. Sulle tahan hüüda juba veel ja veel ja veel. Tuule suund on nord, nüüd on minu kord teha tormi sinu südames. Sulle tahan hüüda juba veel ja veel ja veel. Tuule suund on nord, nüüd on minu kord teha tormi sinu südames. Sulle tahan hüüda juba veel ja veel ja veel. Tuule suund on nord, nüüd on minu kord teha tormi sinu südames. Üksi ilma sõprade ja liitlaste toetuseta on alati raskem. Õnneks saame Eestis end palju turvalisemalt tunda, kuna meiega on alati meie liitlased ning toetajad. Täna toetavad meid siin muide ka paljud vabatahtlikud taustajõud ja üks nendest on fondi laps Kaspar. Tere, Kaspar! Tere! Sina olid üle-eelmisel aastal ju üks Laulud sõdurile õhtujuhtidest. Palju sa mäletad sellest? Mäletan seda, et ma juhtisin saadet. Ja see on kõik. Kuidas meil Inesega läheb? Kas sul meile näpunäiteid on anda? Ei, teil läheb hästi. Meil läheb hästi, jah? Võime teinekordki teha seda? Jah. Äkki me saame kolmekesi kunagi seda teha? Okei. Kaspar, mis sporti sina teed või mis sinu huvitegevus on? Käin Keila korvpallis. Kuidas sul läheb seal? Hästi. On sul oma positsioon ka, mida sa mängid? Ei. Ei ole, jah? Kolmesed lähevad ja korvi alt läheb, igalt poolt tabad? Jah. Tubli. Kuidas võitude suhe on praegu? Palju need võitusid tulnud on teil seal? Peaaegu kõik, mõned kaotasime. Võrratu. Suurepärane, Kaspar. Nii jätkata. Aitäh sulle. Teeme aplausi Kasparile. Kaspari muide üks unistustest ongi saada korvpalluriks ja oma unistust viibki ta täide just fondi abiga. Ja Kasparit ja teisi fondi lapsi saate aidata helistades annetusnumbritele. Toetajate ja liitlastega kohtume aga ka järgmises videoloos. Rahu ja vabaduse hoidmine on töö, mis heal ei lõppe. Rahutuses keevas maailmas saab oma panuse muretuma elu heaks anda ka igaüks. Meie vigastatud kaitseväelaste perede argipäev on ivakese lihtsam tänu paljude inimeste toele. Peresid hoitakse ning abi ja hool riigipiire ei tunne. Suureks toetajaks on olnud David Kaplani fond. So our foundation's mission is about not just supporting the American troops and our foreign service members, but it's also about supporting our allies and our friends around the world, of which one of those, a very close friend, is the country of Estonia. So we have been very big supporters of your country. Not only did we help to build a basketball court at Tapa, but we also made a nice donation to the Karolina Alinser Fund and to also the Estonian Wounded Soldiers Foundation. Võib-olla kunagi, kui aeg kaitseväkke minna, mängib sellel palliplatsil ka Kaspar, kelle sporditreeningutele on õla alla pannud Karolin Illenseri fond. Ma käin Keila korvpallis juba 2 aastat. Mulle meeldib isaga palli mängida ja vahepeal on tema parem, vahepeal olen mina parem. Mõne aja pärast olen mina kõikides parem. Väga enesekindel. Kui ma saan korvpalluriks, siis ma tahaksin olla Michael Jordani moodi.
Kaspar pole ainus, kelle tulevikuplaanid on just trennis idanema läinud. Karoliin Illenseri fond toetab kümnete laste treeninguid ning aitab nõnda leida seda oma teed. Ma käin jalgpallis ja ma käin judos. Ma arvan, et ei, aga ma arvan, et sellepärast, et ma hakkan jalgpalluriks tulevikus. Sest, et ma käin juba praegu jalgpallis. Käin jalgpallis juba umbes aasta aega. Mul on hea meel, et ma saab käia judos ja jalgpallis. See fondi üritus, ma saan, on tore näha kõiki, kes on ka haavatud. Ja lapsele on see hea sellepärast, et see näeb nagu teisi lapsi ja saab nagu vestelda. Ja siis fond aitab ka last selles mõttes, et ta saab käia trennis ja olla hea. Marta isa Agor sai 2004. aasta sügisel Bagdadis missioonil olles raskelt vigastada. Õppis uuesti käima ning kõnelema ning võitles end elule tagasi. Ta oli mingi õppus oli Iraagis ja ta sai ajukahjustuse, sest nende auto alla oli pandud pomm ja siis see juht sai surma, aga tema jäi kuidagi ellu. Ja ta töötab kaitseväes, kui tal on küll ajukahjustus, mis ei lase tal kõike teha, aga ta saab igal pool käia ja asju teha. You came to our defense after 9/11. You were there for us. That's why we came to this country. That is why we support your foundations. Eks tugevus peitubki tegudes. Igaüks saab oma tegude teadmiste ja oskustega abiks olla, et maailmast saaks pisut turvalisem ja parem koht. Tuhat korda kas või alata, 1000 aastat tõusu, mitte luigelend. Oma rahvust maha salata, sama ränk on nagu orjaks müüa end. Eestlane olen ja eestlaseks jään, kui mind eestlaseks loodin. Eestlane olla uhke ja hää, vabalt paari samamoodi. Ja just nõnda vabalt paari samamoodi. 1000 kõue häälset küsijad, vaba meri põlistalu püha muld. 1000 korda, 1000 püsijat, kõige kiuste elus hoia püha tuld. Eestlane olen ja eestlaseks jään, kui mind eestlaseks loodin. Eestlane olla uhke ja hää, vabalt paari samamoodi. Ja just nõnda vabalt paari samamoodi. Nende mehiste meeste moodi.
teie ees olid Ivo Linna ja segakoor juhendajaks Raul Talmar ja meie suurepärane sõjaväeorkester ja dirigent Teet Raik. Teeme neile veel ühe aplausi. Meie tänane kontsert Laulud sõdurile hakkab varsti lõppema, aga veel on hea võimalus toetada langenud või vigastatud kaitseväelaste laste haridusteed. Iga toetus aitab meie riigikaitsjate peredel saada paremat haridust ning pakkuda nende lastele paremaid võimalusi tulevikuks. Anda neile võimalust ja vabadust kasvada ning sirguda ikka selleks, et meie väikese riigi tulevik oleks heades kätes. Ja et meie lapsed saaksid samamoodi hoida ning kaitsta meie vabadust, laulame siis üheskoos ja hoiame väikese Eesti riigi lippu kõrgel. Teie ees on Ta lendab mesipuu poole, segakoor koor ja dirigent Gustav Talmar. Aitäh, et olite täna meiega. Suur tänu kõigile, kes toetasid Karoliin Illenseri fondi ja nende toetatavaid lapsi. Annetusnumbrid muide jäävad avatuks ka pärast kontserti ja oma panus on võimalik anda igal ajal. Iga ühe panus meie riigikaitsesse on erinev, aga iga panus on väga-väga oluline. Ja meie poolt palavalt armastatud Eesti muusikud on panustanud tänasel kontserdil omal moel. Ja ma paluksingi järjest täna õhtul siin laval esinenud artistid teie ette uuesti. Kõigepealt Aalika! Suured tüdrukud, Kaire Vilgats ja Dagmar Oja. Tanja Mihhailova Saar.
Ivo Linna. Ott Lepland. Puuluup. Ja sõjaväeorkester ja dirigent Teet Raik. Aitäh, et olite meiega. Me 1000 korda täname teid. Tänan sind, et ootasid mu ära veel. Nüüd edasi peab minema ja süda olgu murenda. Üks roheline pärnikas mind nõnda viisi tervitas, et ronis minu rännukotile, sealt vaatas sulle järele. Korda tänan sind, et ootasid mu ära veel. Nüüd edasi peab minema ja süda olgu murenda. Üks õbedane sipelgas sind jõudumööda tervitas, et ronis sinu rännukotile, sealt vaatas mulle järele. Ma 1000 korda tänan sind, et ootasid mu ära veel. Nüüd